Anti, Marita, Dimasova ja mina. 27. Matenne ja Külli on mitte volikogu. Matenne on siis lihtliiga. Matenne on lihtliiga. Jah. Ja teine lihtliiga? Külli Pärtel. Kõigepealt ma tahaksin teid väga tänada selle suure usalduse eest ja mõistmise eest, mis te eelmisel volikogu istungil valimiste protsessi ajal üles näitasite. Olles Eestist eemal ja täiesti terve mõistuse juures ja selge häälega telefoni teel oma fraktsiooni kaaslastele andnud informatsiooni edasi, olen nõus kandideerima hariduskultuurikomisjoni esimeheks, te võtsite seda kuulda, ma osutusin ka aseesimeheks valituks. Aitäh! Aga mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Mure on see, et tänases päevakorras on komisjonide komisjoni liikmete vaikimine. Kust kohast on tulnud see maagiline arv 21, mis määrab limiidi komisjoni arvuks? Me kõik räägime, et kodanikuühiskond on praegu väga tähtis ja iga inimese hääl peaks jõudma ka volikogu saali, kas või läbi selle voliniku või eksperdi, kes siis komisjonides tööd teeb. Aga kui nüüd kergelt arvutada, siis Pärnumaa on saanud suuremaks ja meil on 39 voliniku, kes kõik võiksid kaasa tuua vähemalt ühe eksperdi, ehk siis oleks 78 inimest võimalik komisjonis paigutada ühe voliniku kohale. Kui üks volinik võib olla kahes komisjonis, siis kokku on 156, kui see jagada meie uue komisjoniga, siis me saame 26, ehk siis 5 komisjoni potentsiaalset liiget on praegu maad. Miks nii? Kes oskab selle vastata? Olge hea rääkida sellest hiljem. Ja teiseks tahtsin osutada sellele, et miks on meie volikogu väga noorsoovaenulik. See, et juba 3. kord tehakse volikogu istung esmaspäeva hommikul, kui kooliõpilased käivad koolis ja haridus on meile väga tähtis kõigile, siis Reformierakonna volinik siin saalis peab puuduma koolist juba 3. kord. Palun järgmine kord volikogu tööd planeerides arvestada selle faktiga. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt võtta võimalus
8 aasta jooksul tõikunud 23-28 ja paljud siin saalis liikmed on olnud selle komisjoni liikmed ja on aru saanud, et seda komisjoni oli võimalik juhtida ka siis, kui seal oli rohkem kui 21 inimest ja täiesti töövõimeline organ, sest need inimesed selle alaks on alati väga tublid ja ma võtaks ka sõna, tulen ette. Hea volikogu juhatus, head volikogu liikmed ja ajakirjandus, et kindlasti täna ainsa sotsiaaldemokraatide esindajana on mul üsna keeruline seis, sest selle jaotuse järgi kuulub mulle 3 kohta. Et komisjoni, nagu me teame, moodustame me 6. Ehk tegelikult, kui me räägime esindusdemokraatiast, siis sotsiaaldemokraadid tõesti said 1 mandaadi, aga nad said 1100 häält ja üle 5%. Ja kindlasti leian mina, et meil on ka õigus, hääleõigusega kaasa rääkida kõigis alalistes komisjonides, sest need on volikogu tööorgan. Ja kui nüüd tõesti see lagi ei ole raiutud kivisse, siis mina teeksin ka ettepaneku seda vähemalt nii palju muuta, et meie spetsialistid, kes tegelikult pikka aega on ka panustanud linna arengutes erinevates komisjonides, saaksid vähemalt selles komisjoni töös kaasa lüüda. Et see oleks minu ettepanek. Jah, aitäh. Kõigepealt üks väike täpsustus kaasa rääkimise õigus on tegelikult kõikidel volikogu. On ka võimalik minna ja osaleda istungitel ja kaasa rääkida. See, millest eelmine kord volikogu lähtus ja millele alustus, oli 21 proportsionaalselt tähendus, et komisjoni töövõimine, et seal suudetakse otsuseid vastu võtta, see oli see printsiibi üks lähtumist. Mul on lihtsalt üks väike repliik, et kuna ma ise olen olnud haridus- ja kultuurikomisjonis 8 aastat, siis võib juhtida ka 100 inimest, aga ma ütleksin, et ka 20–22 on mõistlik. Aitäh! Aga läheme siis edasi ütlen repliigiliselt, et mina kindlasti mõtlesin kaasa rääkimise all seda, et ta saaks midagi otsustada. Kindlasti sõna saab võtta, on tore. Kõigile volikogu esimees, head külalised. Minu sõnavõtt ei saagi olema nii roosiline, nagu siin juba on alustanud teised. Kahjuks ma 13. küll puudusin volikogu istungilt. Ma vaatasin selle istungi järelvaatamise korras järgi. Ja mida ma seal siis nägin? Tuli nii väga tuttavlik kätte vana kolhoosi koosolek, mida te siin saalis korraldasite. See ei tundunud sugugi olevat volikogu, mis on Pärnu linna esindusorgan. Arutõmblemine mööda saali, koha pealt rääkimine, välja arvatud kahju, et keegi ei suitsetanud, see täielik kolhoos olnud. Ei austa teineteist, räägitakse üle. Ma ei tea, ma peaksin nagu seda ütlema seda, et kahju oli päris vaadata ja linna peal liikus hakkas päris häbi. Inimesed tulevad vastu küsivad, mis te seal teete? See on esindusorgan ja teil on selline palaga. Nii ta on kahjuks ta oli niimoodi. Aga ma kutsun teid siiski üles viisakusele ja üksteise mõistmisele ja teises suhtumise nagu korrastada oma suhted teistega. Aitäh teile! Ei, ma sooviksin Reformierakonna poolt esitada eelnõu.
Eelnõuks on ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele. Käesoleva otsuse eelnõuga antakse linnavalitsusele ülesanne välja töötada tasuta ühistranspordi kord, et tagada laiendav Pärnu omavalitsusüksuse elanike jaoks paremat liikumisvõimalust, parem juurdepääs töökohtadele, sotsiaal-, meditsiini ja muudele teenustele. Järgmise aasta juulist hakkab tasuta sõiduõigus kehtima avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavatel maakonnasisestel ja maakondi ühendavatel avalikel bussiliikudel. Eelpool nimetatud tasuta sõiduõiguse sotsiaalmajanduslik mõju oleks tunduvalt suurem, kui tasuta sõiduõigust laiendatakse ka linnasisestel liinidel kõigi Pärnu omavalitsuse elanike. Vastav kord tuleks välja töötada 1. aprilliks. Et seda oleks võimalik rakendada samaaegselt koos riikliku programmiga 1. juulist 2018. Rahalised vahendid kõneks oleva otsuse täitmiseks kaetakse Pärnu linna eelarvest ühistranspordi korraldamiseks eraldatud vahendite arvelt, säilitades nende varasematel aastatel välja tulnud osakaalu linna eelarves. Aitäh! Head volinikud, et Pärnu linnavolikogu otsustas siis 13. novembril 2007. aastal otsusega number 3 volikogu alatiste komisjonide moodustada ära siis 4 volikogu alatist komisjoni. Haridus- ja kultuurikomisjon, majanduskomisjoni, planeeringukomisjoni ja sotsiaalkomisjoni. Esitatud eelnõuga tehakse siis ettepanek täiendada viidatud otsust ja moodustada lisaks volikogu alatiste komisjonidena noortekogu komisjon ja piirkondliku arengukomisjon. Aitäh! Nii, kas on volikogu esimehele küsimusi? Ei ole. Aitäh! Siis on meil vajalik sisuliselt moodustada lugemiskomiteed. Paneme nimetatud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle poolt, et moodustada 2 komisjoni, noortekogu komisjoni, piirkondliku arengukomisjoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 poolt, kes on vastu, erapooletu ei ole, seega on nimetatud päevakorrapunkt vastu võetud. Läheb teise päevakorrapunkti juurde ja see siis puudutab noortekogu komisjoni ja piirkondliku arengukomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimist. Ettekandja eelnõu on tulemas. Austatud volikogu esimees, aseesimees, head kolleegid ja austatud külalised. Et 4 komisjonile oma esimehed ja aseesimehed ära valinud ja ettepanek on siis valida noortekomisjoni esimees, aseesimees ja piirkondliku arengukomisjoni esimees ja aseesimees. Siinjuures tuletan meelde, et esimees ja aseesimees valitakse korraga ja igal meie liikmel on 1 hääl. Kõige rohkem hääli saanud osutub siis volikogu esimeheks ja teisele kohale seenunud aseesimeheks. Kusjuures meil tuleb ära otsustada ka, mitu aseesimeest me valime, et ettepanek on 1 aseesimees valida. Ja olekski kõik.
Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. See päevakorrapunkt siis eeldab meil tähenduskomisjoni moodustamist. Kas on ettepaneku tähendada liikmete arvamus? Liikmete arvamusena põhimõtteliselt 3. Jaa, aga liikmete osas palun esitada liikmeid. Ma ei ole küll personaalselt nimetama, aga ma arvan, et võiks jääda sama komisjon, kus on kogu aeg olnud liikmeline ja väga ja informatsioon ma arvan, et niimoodi jääb. Aitäh. Kas volinikud on nende ettepanekutega nõus? Siis ma arvan, tutvustamist ei vaja. Komisjoni liikmed anda siis käega märk, kes on vastavalt kolmeliikmelise komisjoni moodustamise poolt Raivo Liik, Siimo Loksik ja Anne Pekk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kes on vastu? Siimo, soovite? Soovin taandada. Soovite taandada. Kirjalikult nõustunud see küsimus, et ta ei näe ei väga õige, et ta saab aru, et üks meil on olemas, küsisin, kas selle lähemusega oleks nõus, keegi too hetk ei vastanud sellele küsimusele ei ega selgus, et oma vahepeal jõudnud arusaama, et ta ei saa, siis läheb uuesti protseduuris tagasi, et palun esitada komisjoni liikme. Et võib korra sõnastada. Mulle tundub, et Siimo mõtles, et ta taandus rääkimisest või mis ta tõttu? Komisjonis üldse. Ma saan aru väga selgelt, et ta taandus, et komisjonis tema käest küsitud, tema käest küsitud. Okei, vabandust. Jah, et lähen nüüd uuesti tagasi, kas kõigil on selge, et hakkab uuesti komisjoni moodustada? Selge, läheme siis selle protseduuri juurde, kus volinikel on võimalik esitada kandidaat. Kes seda lähtekuulsuskomisjoni Raivo Liik? Jah. Olen nõus. Teen ettepaneku valida hääletuskomisjoni Anne Pekk. Jah. Ja veel ettepanekuid? Mul on kõik. Siin on teine. Ilme teete. Jah. Sulekut küll ei küsi. Sinu käsi toob, aga nüüd on veel. Eelmise kord teete ettepaneku maksustada tervikuna, vastavalt ei olnud, siis täna esitasid küsimused kandidaate, Raivo Liik, kas ta on nõus? Anna Pekk, kas ta on nõus? Ilme teete. Ja ma taandan ennast, ei ole. Aga Kalme. Kõigepealt ma tänan Jüri Lebedeli usalduse eest ja ma loodan, et ka teised teie fraktsiooni liikmed on minu suhtes sama usaldusväärsed nagu teie. Ma tänan olnud. Suur tänu. Panen siis hääletusele komisjoni moodustamise ja selle koosseisu kuuluvad Raivo Liik, Anne Pekk ja palun anda käega märkida selle hääletuskomisjoni poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
läheksime siis edasi komisjonide esimeeste kandidaatide juurde. Palun olge head, esitage nendele kahe komisjonile siis komisjoni piirkondliku arengu komisjoni teen ettepaneku esimeseks valida Mati Sõlt. kas me saaksime ekraanile? Kas on veel ettepanekuid? Jaa. On ettepanek valida komisjoni esimeheks Toomas Rõõm. Kas on veel ettepanekuid? Jaa. Asja huvitavaks. Teen ettepaneku valida Kalev Kaljuste. Kalev Kaljuste. Ja kas on veel ettepanekuid konkreetsele komisjoni esimehe kohale ei ole? Teise komisjoni esimehe kandidaatide juurde ja palun, kas on esitada siis noortekogu komisjoni esimehe kandidaat ja Esitan noortekogu komisjoni esimehe kandidaadiks Siim Oksik. nii, ole. Jah, esitan kandidaadiks Kai Aaso. Esitan Einar Jüri Laarma. Kas see ei ole? Kuidas on kandidaatide nõusolekutega, et kirjalikult nõusolekut palun esitada meile?
kõik esitatud kandidaadid on nõusoleku all. Teen ettepaneku sellega nimekiri sulgeda. Kolm, neli, viis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vastu. Erapooletud. Ei ole. See otsus on vastu. Nüüd hääletuskomisjon saab asuda oma töö tegemisse juurde. Teemad on valmis selleks aga seni ja õigus kandidaate tutvustada läheksime siis esimese järjele. Ja kas teil on soov tutvustada? Jah. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud aseesimehed, head kolleegid, külalised. Kõigepealt tänan võimaluse eest kandideerida Pärnu volikogu uue moodustatud komisjoni esimehe kohale ja kõigepealt lühidalt endast. Olen põline pärnumaalane, rõhtsõnal põline. Lapsepõlv Tõstamaal, aknast paistis Kihnu saar, kust on ka osaliselt juured. Koolis käisin Sindi keskkoolis, mille lõpetamise järel omandasin eriala Tallinnas. Haridus on kunstialane ja pedagoogiline. Alates 1982. aastast tänaseni töötan Jõõpre koolis siis eelnevalt õpetaja, huvijuhi, õppealajuhatajana ja viimased 22 aastat direktorina. Olen ennast täiendanud Soomes, Rootsis, Venemaal, Ermitaasis, Maali restaureerimisalal ja Saksamaal Potsdamis Sanssoucis arhitektuuri praktikumis. Volikogu kogemust. See sõna volikogu võib-olla natukene isegi vale, sest seda kogemust on aastast 1986, kui oli veel külanõukogu, aga jätkuvalt siis siiamaani, kuni Audru vald lõpetas oma tegevuse. Kõik need 25 aastat olen juhtinud hariduskomisjoni. Igaks juhuks märgin juurde, et kõrgperioodil oli Audru vallas 5 kooli ja 7 lasteaeda. 1999. aastast olen olnud volikogu aseesimees. Koostöökogemus, eeldades järgnevat ehk siis seda piirkondliku arengukomisjoni, on mul olnud Pärnu linna kui ka kõigi teiste maakonna valitsustega läbi Pärnu õpilasmaleva, mida olen juhtinud siis 30 aastat ja sõlminud lepinguid õpilastele töö leidmiseks ja rahastamiseks ka paljudega siin saalis viibijatega, kes on olnud siis kas siis linnas või valdades tööl. Hetkel olen jätnud endale kureerida nende ettevõtete palvel ainult 2 rühma, see on siis grillfestivali läbiviimise õpilaste töö seal ja Hansapäevad. Pärnu linnaga seob mind circa 10-aastane koostöökogemus rahvusvahelise liivaskulptuuride konkursi korraldamisest Pärnu linnas vaheldumisi Valgerannaga. Kogemusest piirkondliku koostöö osas võin siis enda kohta öelda, et olen omal ajal olnud Audru ja Lavassaare valla vahel toimunud liitumise komisjoni liige ja kaasa ja läbi elanud kõik need probleemistikud, mis eelneva 4 aasta jooksul toimusid. Põhilised valdkonnad, mida tookord tuli siis ühtlustada, olid haridus, sotsiaal, transport. Tegelikult remargi korras ütlen siia juurde, et valmistusest tänaseks päevaks vaatasin eelnevaid pabereid ja esimene küsimus, mis tuli väljapool erinevaid komisjone, oligi Lavassaare liitumise järelt eelarves Lavassaare muuseumi, see on siis raudteemuuseumi säilitamine. Nii et need küsimused võivad tulla ka täiesti üllatuslikult või ootuspäraselt. Kuna hetkel liituvad tiheasustus- ja hajaasustuspiirkonnad
kelle siiani side linnaga on olnud kaootiline või erinev, siis ma arvan, et piirkondliku koostöökomisjoni ülesanne on vahendada osavaldade, kogude informatsiooni ettepanekuid volikogule. Sellega kõik. Aitäh! Aitäh! Ja palume siia siis Toomas Rõõm. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volinikud. Mina olen siis sündinud sellises regioonis nagu Hiiumaal, kus ma lõpetasin ka keskkooli. Ja siis lõpetasin praeguse Tallinna ülikooli spordiõpetaja treenerina ja siis sattusin tööle Tõstamaale, kus ma alguses töötasin kehalseadusõpetaja ja treenerina. Siis valiti Tõstamaa volikokku. See oli küll natuke üllatav samm, aga sealt edasi läks siis edasi vallavanemana päris pikk aega. Ja nüüd siis ma arvan, et võib-olla sellist regionaalset või hajaasustuse kogemust on ja võib-olla seda koostöökogemust ka läbi Polli, sest seal on olnud erinevaid koostöövorme, on olnud sellist aktiivset, paremat koostööd, on olnud ka probleeme. Nii et ma usun, et võib-olla sellist hajaasustuse probleeme tunnen rohkem ja loodan, et ehk saan ka linna probleemidega paremini kurssi. Aitäh! Tere ka minu poolt. Olen sündinud siis Paikuse vallas, tänases Pärnu linnas. Haridus olen omandanud siis Sindi keskkoolis, edasi liikusin juba õppima eriala. Olen tegelikult geodeesia insener, lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja toimetanud ka selles valdkonnas. Poliitikasse tulin samamoodi nagu täna siia Pärnu volikokku. Sain esindatuse ühe kandidaadina Tootsi valla volikokku ja sain volikogu esimeheks. Et oman siis nii volikogu töö kui volikogu juhtimise kogemust. Hiljem valiti mind juba Tootsi vallavanemaks. Olen aktiivselt osalenud erinevates koostöökogudes, võib-olla siis täna puudutab ka Pärnu linna, tuua välja siis liidermaastiku pealt on siis Rohelise Jõemaa koostöökogu, kus me teeme ka maakonnaüleselt mitmete omavalitsuste ja kogukondadega koostööd. Olen olnud ka omavalitsusliidu liige ja saanud ka seal koostöökogemuse ning olen toimetanud ka mitmetes riiklikes siis piirkondlikes arengukomisjonides. Näiteks seesama komisjon, mis siis otsustas haldusreformi tulemusi, millega me otsustasime liita ka Tõstamaa Pärnu linnaga. Ja olen toimetanud viimasel ajal ka maavanemana 2 aastat ja 8 kuud, nagu te teate, maavalitsused oma tegevuse lõpetasid ja olen nüüd kindlasti valmis uutele väljakutsestele, aga kindlasti mind huvitab eelkõige Pärnu piirkonna regionaalne areng kui ka tegelikult siis Pärnu linna sisene regionaalne areng, sest tõsi on see, et omades siis nii kogemust maalt ja linnast, enam Pärnu linnas ise, siis oluline on täna see sidustamine. Sidustamine just selles mõttes, et need samad kogukonnad, mis täna aktiivselt toimetavad maapiirkonnas ja ka linnaasumites, et neil on kindlasti vaja leida täna mingisugune oluline roll ka omavalitsuse struktuuris, et kuidas nad saavad ka oma seisukohti siia tuua ja piirkondlik komisjon on kindlasti üks see koht, kus nad saavad seda teha ja samas ka vastupidi neid ära kasutada. Samas leian, et meie linnana ühed suuremad väljakutsed lähiajal on kindlasti taristud ja nende arengud, et selles oleme tegelikult teinud väga head koostööd erinevate partneritega ja saavutanud üsna märkimisväärseid tulemusi, et valmimus on lennujaam, laienemas on Via Baltica, olen juhtinud ka maakonnajuhina mitmeid maakonnaplaneeringuid, Rail Baltica trassikoridor on valmis ja ütleme selles mõttes need taristu küsimused kindlasti lähiajal
on äärmise olulisusega, et need kindlasti siis ka saaksid lubatud ajaks valmis. Loomulikult siin oli varasemalt ka, ma teen EKRE poolt küsimus, et Lelle-Pärnu raudteeühendus, et ühes suures piirkonnas on kindlasti ühistransport omamas kõige suuremat tähtsust ja ma tean, et olen üks asutaja ka ühistranspordikeskuses koostöökogus, et ka selles suures linnas ühtne ühistranspordi korraldamine ja lahendamine maakonna üleselt on tegelikult selle piirkonna selline arengu üks inimestele üks võtmeküsimus. Aga praegu aitäh, et kui on küsimusi, siis kindlasti vastame. Tervist, austatud volikogu esimees, austatud volinikud ja külalised. Nimi siis Simo Lopsik, sündinud 1. jaanuaril 1977 siinsamas Pärnus, elanud vaheaegadega siis siin Pärnus, Pärnu piiril Saugas ja lühikest aega ka Tartus ülikooli aastatel. Õppinud ka samuti Pärnus, samas vanalinnas Ülejõe gümnaasiumis. Tartus õppinud ajalugu, riigiteadusi ja siis majandust. Olen põhimõtteliselt peale Tartut tulnud Pärnusse ja olnud pikka aega kooliõpetaja, nii et on see seisuga kuskil 18 aastat. Enamjaolt siis kutseharidussüsteemis. Noortega ja nende probleemidega siis palju kokku puutunud ja nende eesmärkide ja nende küsimustega. Peres 2 last, ühiskondliku tegevusega ka nii-öelda kokku puutunud, löönud kaasa siis sellistes laienduse liikumises ja Kaitseliidu liikmena. Pärnu noorte selliste väljakutsetena näen siis enamasti nende hõive ja kõikvõimalike võimaluste laiendamises, et mida rohkem neid rakendada, seda parem nii neile kui ka kogu piirkonna arengule. Olgu need siis näiteks mingisugused õpilasmalevad näiteks või nende võimaluste suurendamine linna osa seal just. Et nii niimoodi Suur-Pärnus näiteks siis noorsoo- ja huviharidusvõimaluste kaardistamine näiteks, et ei oleks sellist mõttetut konkurentsi võib-olla. Et noorsootöös võib-olla eesmärkideks oleks selline ära unustatud vana töökasvatuse sisseviimine näiteks. Miks mitte kooliaiad, mis kunagi olid. Eriti nüüd, kus meil on Pärnu laienenud ja on ka sellised maapiirkonna koolid meie nii-öelda Pärnu linnadega liidetud. Ja võib-olla ka selliste suurem praktiliste oskuste sidumine noorte igapäevatöö ja selliste õppimisvõimaluste juures, et sellised praktilised oskused oleksid rohkem kaasatud selliste akadeemiliste tegevuste kõrval. Aga aitäh, küsimusi. Aitäh. Tere, austatud saalisviibijad. Minu nimi on Kai Araste. Olen tulnud Pärnumaalt, kasvanud Iklast, käinud Metsakooli Häädemeeste koolis. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli. Olen hariduselt õpetaja, vene keel ja kirjandus. Töötan 82. aastast alates Audru koolis, püsivalt ühe koha peal. Viimased 4 aastat oli mul võimalus töötada Audru vallas noorsookultuuri ja sporditöö komisjoni esimehena. 25 aastat koos Sutimatiga või isegi natukene kauem olen teinud oma õpilastega õpilasmalevat
nüüd juba 10 aastat viin läbi meie koolis Audus noorõpetaste ja kodutütarde organisatsiooni ringi, kuulun ise Kaitseliidu organisatsiooni ja olen võtnud südameasjaks meie noorte igapäevase teo toiminguga pärast koolipäeva õhtustel aegadel. Seega kõik. Aitäh! Aitäh! Ja siis Ankrume, meil on Ülaas. Ole hea. Ma räägin siit samast. Selge, kõva ääl. No tore värk, tore kikka. Volikogu liikus. Ma tänan teid. Ikka nalja mehi ka. Aga no mis ta ikka? Mina olen 2 last üles kasvatan. Nad on peaaegu minu pikkused. Ja mul on ka 2 lapselast. Üks on juba minust pikem. Nii et no, et ma need toole ikka näinud olen. Ma ei hakka seda rääkima. Et noh, kus mis või seda pikka ajal, mul on ma olen liiga kaua elanud, sellepärast pole pikale, kes juhtus vaatama, mitte keegi kindlasti teile ei vaata, et mul sattus kogemata Tallinna televisioonist ja seal oli niuke kas 52-3 tehtud Eesti film Valguskoordis. Ja seal siis ka hakati koloosi tegema. Noh, me päris koloosi tegema ei hakka, eks ta praegu meil tuleb üldse suur Pärnu linn teha, see natuke tuletab meelde. Nii et ega midagi umbes 10 aastat tagasi oleks mind ääre pealt noortekomisjon esimeheks valiti. Siis oli süsteem natuke täpsem, siis valiti esimest, aga ma siis seekord sain ühe teisele vennale ka kaubega selle asja. Aga täna ma mõtlen, et noh, las siis valijad otsustada, nii kord on. Nii et aitäh! Nii, et olen väga kuulanud kõik kandidaat ja saan minna siis hääletuse vastu. Komisjon oli hea.
natuke tegi, jah.
ja ma kohe tulen. See pole hääl. Nii, siin oli kõrvalike. Eesil on 3, on ju, ja reform on need 2 maha. Need võtab maha, tõstab ära, on ju. Ja nüüd ongi üks mitte. Need tõmba maha, sest see on kõik viibis. Need 2 maha on ja nüüd läheb siia nõrk ja siit on juba kõik on paigas. Vaata 18. Sumin. 1, 2, 3. 9 pole. 7. Mina ei võta mingit vaheaega. Nii palju ma küsin, kuidas see esimene, kas sa pead puhkel lehel? Seal just. Seda peab küsima siis siin käest.
20. november 2017 Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokolli number 1. Häältelugemiskomisjon valis komisjoni esimeheks Raido Ilp, komisjoni liikmed Anne Petker, Aavo Kalmer, esimees Raido Ilp. Ja loen ette 20. novembri 2017 Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokolli number 2. Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni ja piirkondliku arengu komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimistulemuste kindlaks tegemine. Hääletajate nimekirja kantud volikogu liikmete arv 39, kokku hääletamissedeleid 39, hääletamissedeleid saanud volikogu liikmete arv 33, kasutamata sedelite arv 6, rikutud ja tagastatud sedeleid 0, hääletamisest osa võtnud arv 33, kehtetuks tunnistatud häältesedelite arv 0. Ja hääletamistulemused siis järgmised. Noortekogu komisjon Eino-Jüri Laarmann 5 häält, Siimo Lopsik 10 häält, Kai Oraste 18 häält. Ja piirkondliku arengukomisjoni kandidaadid Kalev Kaljuste 3 häält, Toomas Rõhu 12 häält, Mati Sutt 18 häält. Kokkuvõtvalt Pärnu linnavolikogu noortekomisjoni ja piirkondliku arengukomisjoni esimeesteks ja aseesimeesteks osutusid valituks noortekogu komisjoni esimeheks Kai Oraste ja aseesimeheks Siimo Lopsik.
piirkondliku arengukomisjoni esimeheks Mati Sutt ja aseesimeheks Toomas Rõhu. Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni esimees Raido Ült, liikmed Anne Petter ja Aado Kalmer. Aitäh! Aitäh! Nii, kas volinikel on proteste? Ei ole. Nüüd, kus meil on 6 komisjoni moodustatud ja esimehed ja aseesimehed paigas ja vastavalt eelneva volikogu arutelu käigule, kus me arutasime, et kuulasime ära volikogus hariduskultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, planeeringukomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esimeste ettepanekud ja saalist kolleegide ettepanekud, siis volikogu otsustas, et võttes arvesse volikogu istungil toimunud arutelu, esitavad komisjonide esimehed volikogu istungi ajaks esindised komisjonide koosseisude kohta. Ja vastavalt kohaliku omavalitsuskorralduse seaduse paragrahv 47 lõige 1(3) näeb ette, et volikogu komisjonide koosseisu kujundamise arvestatakse erakondade valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Lähtudes eelnevast ja kavandades komisjoni suuruseks 21 või 22 liiget, kujuneb komisjonis volikogus esindatud poliitiliste jõudude kohtade jaotus alljärgnevalt. Erakond Isamaa Res Publica Liit 5 kohta, Eesti Reformierakond 5 kohta, Eesti Keskerakond 4 kohta, Valimisliit Pärnu ühendab 4 kohta, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 kohta, Sotsiaaldemokraatlik erakond saab kõigi komisjonide peale 3 kohta ja valib, millistesse komisjonidesse ta oma esindaja suunab, arvestusega 1 esindaja komisjonis. Sedasi toimides on komisjoni töös, välja arvatud muidugi revisjonikomisjon, hõivatud 129 inimest ja tagatud volikogu esindajate esindatuse osakaalu järgmine. Ja paluks siis komisjoni esimeestel esitada siis selle proportsiooni alusel liikmed ja kas hakkame siis pihta kohe järjekorras volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe. Ja kuna, et see on tore, et sotsiaaldemokraadid saavad kõigi komisjonide peale 3 kohta, aga ma leian, et sotsiaaldemokraadid on saanud seda häält 5% künnis ületanud, siis kohamisrehkenduses, nagu selle võisid teed, vääriks vähemalt igas komisjonis
saanud üks hääleõiguslik koht, arvestades seda, et nad said hääleõiguse ka linnavolikogu. Vastan, et nii kui ma lugesin juba ette, et vastavalt selle kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse paragrahv 47 lõige 1.3-le volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Selle osakaalu põhjal ongi need kokku pandud. Nii, täpsustav küsimus. Millist osakaalu? Volikogus olevate esindatuse alusel. Kas protsentuaalset osakaalu või esindatuse osakaalu arvuliselt? Praegu on see arvuliselt toodud välja, mis arvestab ka protsentuaalset osakaalu. Selle me leppisime eelmises volikogus kokku, mida kiitsid kõik liikmed, et selle alusel võib komisjonid moodustada. Suusõnaliselt me rääkisime ja kiitsime selle heaks. Aitäh! Hea ettekande, mul on see küsimus, et ettekandes oli, et on 21 ja 22 liiget. Et millal siis 22 ja millal 21? See oleneb see, kus kuna ei olnud teada sotsiaaldemokraatide poolt veel esitatus, kus nad oma liikme panevad juurde. Aitäh! Aitäh, et läheks komisjonide kaupa liikuma. Esimese liikmed ja külalised. Kannan ette Pärnu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildise. Võttes aluseks Pärnu linna põhimääruse paragrahv 34 lõike 3 teen ettepaneku arvata haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete hulka Varje tippkomisjoni esimehena Tatjana Ussarova, Külli Pärtelson, Arvo Tali, Elmo Joa, Jana Junson, Taisi Sprenk, Anne Kaare, Mati Sutt, Kai Oraste, Margit Sooniste, Ado Kirsi, Siimo Lopsik, Mart Helme, Maia Penu, Jane Mets, Urve Krause, Meeli Pärna, Tarmo Tõnismann ja Jüri Leebedev, komisjoni aseesimees. Kokku 20 liiget ja esitasin esildisega digitaalselt allkirjastatud. volikogu esildus lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse paragrahv 20 lõige 1 punkt 20, paragrahv 47 lõige 1 ja teine ja Pärnu linna põhimääruse paragrahv 34 lõige 2 ja 3 kohaselt au esitada volikogule majanduskomisjonile alljärgnevate liikmed Arvo Reedik, Vladimir Zemljannik, Anne Petke, Ivi Altmäe, Jaan Krinar, Aare Arva, Tiina Tõmmje, Imre Baum, Toomas Kivimägi, Toomas Rõhu, Jaane Mets, Urmas Sule, Andres Laasmaa, Silver Smirjanski, Heino Juuri Laarma, Viivo Ensal, Urmo Keskila, Ilme Seepere, Ago Kalmer, Heino Õiandu, Juhan Kärp, Jaago Halpje. Liikmete koostamisel on arvestatud proportsioon ehk seega Eesti Keskerakond 4 liiget, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 liiget, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 liige, Eesti Reformierakond 5 liiget, Valimisliit Pärnu ühendab 4 liiget ja Isamaa ja Res Publica Liit 5. Samas on tagatud proportsionaalsus volikogu liikmete ja volikogu mitteliikmetega suhtes. Meil on 12 ja
tõenäoliselt tulevad asendusliikmed, aga kahjuks ei ole linna valimiskomisjon tutvustanud, kes on järglased, siis ma ei suuda otsustada, kas see proportsioon on säilinud või mitte. Mu hea kolleeg Ago Kalmer hetkel, kas ta on volikogu liige või on asendusliige, kas ta on või ta on lihtsalt ekspert, kes on kaasatud majanduskomisjoni. Kas vanasti oli meil selline kena komme, et volikogu istungi alguses, kui on volikogu koosseis muudatused, siis valimiskomisjon kandis ette informatsiooni, et kõik tunneksid, kes saalis istuvad või millised volitused. Ja küsimus ongi sellest, et kuidas me saame rääkida praegu volitustest komisjoni esimehele ja panna proportsiooni paika, kui me ei tea, kes on liige, kes ei ole. Kindlasti tutvustamist kõik need saadikud, kes istuvad täna saalis, on saanud ka reaalselt valimiskomisjoni poolt vastav kutse täna siin osalemas ja nende tutvustamine toimub siis täna ja märkida üle istungi lõppes, istungi lõpus. Et sinna me jõuame, aga mis on probleem sellest, et volinikud üksteist ei usalda, et ikkagi on mandaat olemas või ei ole olemas. Ei tunne võib-olla kõik, lihtsalt kõik ei täiesti. Ja ka väga võimalik, et väga paljusid saavad jätta ei tule. Kes on nagu palud? Et siin on tekkinud inimeste selline omavahel tutvustamine, mis on aru saab toimuma detsembris, kui toimub esimene selline õhtusöök, kui volinikud enne ei saa väga rääkida. Aga täna õhtul või mitte õhtul, vaid istungi lõppedes teeme tutvustrenni, mis need on uued, kutsun ette, surme kätte, siis et saab kõik selgemaks. Aitäh, ei olnud kustis. Nii, läheme edasi siis planeerimiskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esimene. Planeerimiskomisjon. Head kolleegid, planeerimiskomisjoni esimehena loen ette esindise ja teen ettepaneku arvata planeerimiskomisjoni liikmete hulka järgmised liikmed. Kokku siis 22 liiget. Raido Ilp, Enn Raadik, Jüri Leevedev, Tiiu Pärn, Enn Saart, Taimi Vilgas, Aare Arva, Edmond Penu, Andrus Leelov, Arvo Reedik, Hillar Talvik, Margit Kõrts, Erika Sontak, Rain Jung, Ago Kalmer, Eino Ojandu, Peeter Prisk, Eero Rända, Silves Smiljanski, Siim Tõnismäe, Ats Rääk ja Mark Soosaar. Küsimus. Ja volikogu juhatus, kõik saalis viibijad, võttes aluseks Pärnu linna põhimääruse paragrahv 34 lõike 3, ma teen ettepaneku arvata sotsiaalkomisjoni liikmete hulka. Volikogu liikmed kõigepealt Vahur Mäe, komisjoni esimees, Kaja Martinson, Tatjana Kussarova, Marina Timošova, Ilme Seepere, Kuno Erkmann, Helle Kullerkupp, Heldur Paulson, Urmas Sule, Andrei Korobeinik ja väljastpoolt volikogu Lembit Peetri, Jaanus Mäe, Siivi Teinfeld, Ardo Aasa, Kalli Mägar, Mari Suurväli, Iivi Kallaste, Margit Seppik, Riido Pillup ja Riho Alliksoo ja seoses sellega on sotsiaalkomisjoni suuruseks 20 liiget. Aitäh! Aitäh! Järgmine on teen ettepaneku noortekogu komisjoni komisjoni liikmeteks kinnitada järgmised isikud. Kai Oraste, komisjoni esimees, Siimo Lopsik, komisjoni aseesimees, Kristjan Puusil, Katrin Uutsalu, Lauro Kivisel, Karoliine Kask, Marko Märtsoo,
Heldur Paulson, Maia Penu, Marja Tipp, Madlene Timofejev, Külli Pärtelson, Jana Junson, Elmo Joa, Kristo Rossmann, Martin Palu, Marina Timoševa. Mul on komisjoni esimene küsimus. Sa lugesid ette nimekirja, kus on kõik volikogu liikmed, selles mõttes või nende poolt esitatud inimesed. Mitu inimest tohib kuuluda sinna Pärnu linna noortekogust? Praegusel hetkel ma tean, et 20–22, aga meie nimekirja ei ole rohkem kui 18 esitatud. Noortekogu komisjoni ma tean, loodi selleks, et noorte volikogu saaks oma esindajad anda ka noorte volikogusse, selle jaoks, et noorte volikogu hääl oleks paremini kuulda. Kas see enam ei kehti? Komisjoni liikmed saavad veel lisanduda komisjonile veel teisedki vaba kuulajad, vaba liikmed, kelle arvamusega me saame arvestada. Kas saab ju ka esitada veel kandidaate? Jaa, täna on esitatud 18 kandidaate. Ma võib-olla selgituseks oma noore kolleegi küsimusele, kõigil selle küsimusele, et volinike lausatakse noortekogu komisjoni moodustamisel oli mõte tuua noorte volikogu hääldust sinna komisjoni. See oli ainukene komisjon, mis läbi aastatel toimis nii, kus proportsiooni 50-50 volinikud ja mittevolinikud ei pidanud jälgima. Väga raske on arvata, et Pärnu linna noorte volikogust enamik inimesi, kes tahavad sõna kaasa öelda, saaksid valitud Pärnu linna volikogu. Et seda proportsiooni kuidagi moodi tagada. Seetõttu pean ebaõiglaseks selle komisjoni majutamist ainult volinikele või volinikele ustavate nõuandjatega selleks, et palka teha. See komisjoni keelib Pärnu linna noorte volikogu esindajateks. Kui lubad, Jüri, ma vastan, täna kehtib Pärnu linna põhimääruse 34 lõike 2 ütleb, et vähemalt pool alalise komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmena. Ja see kehtib kõigi komisjoni kohta, nii et kui me jätame volikogu hakkama otsama põhimäärust, siis kindlasti see sinu poolt öelda on kaalumiseks, aga täna on nii. Aitäh. Kuna oli liikmeid puudu 18, et siis sotsiaaldemokraatide poolt ettepaneku Kristiina Putsee, et spetsialistina kasutama ja seda proportsiooni nende volikogu liikmete ja spetsialistide vahel. Et peaks ju ruumi olema. Jaa, et tähendab, ma saan aru, et siin soovib vastata. Ma praegu annan sõna. Jaa, et saan aru, et proportsionaalsus kehtib läbivalt kõikide komisjonide kohta ja see proportsionaalsus on absoluutselt. Saan õigustada, et sellest tulenevalt on ka tegelikult komisjonide koostusel lähtud sellest samast põhjusest, et kolm kohta sotsiaalselt. Kas võib repliigil? Kaks küsimust on ikka lubatud, ma enne küsimuse lihtsalt väga lihtne oleks olnud kõigil esindatud poliitilistel jõududel valida oma mittevolikogu liikmest komisjoni liige Pärnu linna noorte volikogust. Punkt. Me kaalume ettepanekuid ja arvestame neid. Lugupeetud volikogu juhatus, head kolleegid, loen ette Pärnu linna volikogu esimehe avaldus, palun kinnitada piirkondliku arengu komisjon järgnevalt loetletud nimekirja alusel. Mati Sutt, komisjoni esimees, Rain Jung, Eero Rändla, Erik Reikold, Uno Erkmann, Toomas Lõhu,
komisjoni aseesimees. Irina Talviste, Enn Raadik, Marika Valter, Andrus Kärpuk, Edmund Benu, Andrus Leelov, Robert Kiviselg, Vladimir Zemljanikov, Illar Talvik, Erlanding, Merike Tuhkanen, Raiso Ilk, Eino Jüri Laarman, Teet Kurs, Enn Rähv, kokku 21 nime. Teen ettepaneku sotsiaaldemokraatide poolt nimetada Mercedes Merima. Komisjoni koosseis võib olla 22-liikmeline, ei oleks selle vastu, kui see ei lähe nüüd vastuollu sellega, mitu kohta sotsiaaldemokraadid kokku summa summarum said. Seda peaks nüüd ütlema, kas siis volikogu juhatus või komisjonid. Minu arust oli see kokku lepitud arv 3. Järelikult on see 3. koht sellisel juhul. Ma tegin oma ettepanekut siin, et ma ei ole varem teha. Jah, aga ei, ma kommenteerin ja vastangi, et sellisel juhul ei lähe see vastuollu, see oleks siis 22 nimi. Kohe vormistan. Ja tegelikult ma teeksin ettepaneku, 3 liiget on mul õigus sotsiaalkomisjoni Kalev Kaljuste vastu arvata. Mul on õigus üks kaasa. Ei, praegu on jutt... Ei, ma tean. Ja tähendab, kas ma sain aru, et Mercedes Merima oli see nimi? Jah.
see ainukene muudatus. Jah, nii, mul on nagu kirjas, on need Pekka.
Ei ole. Head kolleegid, ma arvan, et oleks täpsem, kui ma ei räägiks lihtsalt muudatustest, vaid loen uuesti korra selle nimekirja ette sellisena, nagu nad tulid. Esitise tegi Vladimir Zemljannikov ja peale selle ka ettepanek Kalev Kaljuste poolt, kuna komisjonide fraktsioonid omavahel arutasid seda proportsiooni, siis vastavalt sellele loen ta nüüd ette. Mati Sutt, Rain Jung, Eero Rändla, Erik Reinfold, Uno Erkmann, Toomas Rõhu, Irina Talviste, Enn Raadik, Marika Valter, Andrus Kärpuk, Edmund Penu, Andrus Leelov, Robert Kiviselg, Anne Petker, Hillar Talvik, Valter Landing, Merike Tuhkanen, Raido Ilp, Eino-Jüri Laarmann, Teet Kurs, Enn Räpp ja Mercedes Merimaa. Kokku 22 liiget. Aitäh! Tervist taas, ma lähtun samast stiilist, et ma loen ka ette veel kord terviklikult nimekirja. Sotsiaaldemokraadid on lõpuks jõudnud otsusele, et üks 3 kohast peaks olema sotsiaalkomisjonis, aga loen siis ette. Kõigepealt volikogu liikmed, Vahur Mäekomisjoni esimees, Kaja Martinson, Tatjana Kussarova, Marina Tarošova, Ilme Seeper, Uno Erkmann, Jõus Kullerkupp, Heldur Paulson, Urmas Sule, Andrei Korveinik, Kalev Kaljuste. Ja väljaspoolt volikogu ekspertidena Lembit Peetri, Jaanus Mäe, Siivi Teinfeld, Ardo Aasa, Kalli Mägar, Mari Suurväli, Iivi Kallaste, Margit Seppik, Riido Villup ja Riho Alliksoo. Ja sellega seoses on sotsiaalkomisjon 21 liikmeline. Aitäh! Aitäh ettekandjatele, asutus hääletus protseduuri. Panen siis hääletusele volikogu alaste komisjonide koosseisude kinnitamise ja vastavalt komisjoni esimeeste poolt esitatud esitusest. Selle poolt palun hääletada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vastus. Erapooletud ei ole. Nii, nüüd siis Jüri Läänemets poolt tõstatatud